Aitäh, head kolleegid, hea juhataja, proua õiguskantsler. Esiti ei olnudki plaanis sõna võtta, aga proua õiguskantsler, kui nii võib öelda, inspireeris mind. Ja ma tõepoolest küsisin talt küsimuse, et saada veidike siis selgust selle protseduuri osas, kus me praegu oleme. Ja Riigikogu liikme staatuse seadus paragrahv 18.5 Riigikogu liikme immuniteedi äravõtmise taotlus ütleb järgmist. Riigikogu liikme suhtes menetlustoimingu tegemiseks või süüdistusakti koostamiseks nõusoleku saamiseks esitab õiguskantsler või riigi peaprokurör põhjendatud taotluse, milles näidatakse veenvalt, miks muul viisil ei ole võimalik eesmärki saavutada. Ja ma siis küsisin õiguskantsleri käest, et meil on pretsedendid loodud varasemalt, kus on muul viisil saavutatud eesmärk. Siin juba käsitleti Kadri Tali ja Ivi Eenmaa kaasuseid. Ja õiguskantsler vastas, ma ütleks, ma ei tea, kas rumal on õige sõna või nagu tõesti, ma ei oleks oodanud nii kehva vastust. Ta ütles, aga kunagi pole jäetud rahuldamata. Et ma proovisin nagu sisuliselt aru saada, et kas siis on seda põhjendatust vaja või ei ole, aga siis tema põhjendus oli lihtne, et ta kunagi pole tehtud ja ma ei hakanud siis ka süvenema. Ma sain nii aru tema vastusest, et selles mõttes kurb. Ülle Madise siin hiljaaegu käis Esimeses stuudios ja ta tihti kirjutab artikleid ja esineb kuskil saadetes ja siis kuuled ja vaatad, ajab hästi mõistlikku juttu. Huvitav on kuulata ja annab õigussüsteemile minu arust adekvaatseid hinnanguid ja kirjeldab, kus on probleemid ja nii edasi. Aga ma pikalt olen jälginud tema karjääri, et ta tõesti teeb seda, aga siis kui tema enda lauale jõuab mõni kaasus, siis ta ei käitu päris nii, nagu ta nendes teoreetilistes mõttearendustes väljendab. Nii et veel kord, oleks ju olnud võimalus täna mulle põhjendada, et kuidas ta siis veendus selles, et muul viisil ei ole võimalik eesmärke saavutada, aga õiguskantsler kahjuks seda võimalust ei kasutanud. Ütles, et kunagi pole tehtud, taga ei tee. Aitäh. Aitäh.